tervist! Kuule, me kõik oleme seda näinud, eks? Avad dokumendi ja sind vaatab vastu. Täielik kaos. Üks lõputu hirmutav tekstisein. Aga mis siis, kui ma ütleksin, et paari lihtsa nipiga saame sellest vormida midagi selget, professionaalset ja, lausa nauditavat? Lähme asja kallale. Tundub tuttav, on ju? See on see kardetud tekstimüür. Kogu info on justkui olemas, aga su aju lihtsalt keeldub koostööst. See on täpselt see hetk, kus hea sisu läheb halva esitluse tõttu täiesti kautsi. Ja vot just siit me täna alustamegi. Okei, meie missioon on tegelikult imelihtne. Anname sellele tekstile tagasi tema struktuuri ja teeme selle loetavaks. Ja tea, et sa ei pea selleks olema mingi disainikuru. On vaja lihtsalt paari nutikat ja võimsat nippi. Hakkame aga peale. Iga teekond algab kuskilt ja meie oma algab siit. Täielikust kaosest. Vaatamegi seda tüüpilist olukorda, kus sa kopeerid kuskilt teksti, kleebid selle oma dokumenti ja plärts! Kogu formindus on kadun. See siin on see klassikaline kleebi ainult tekstina tulemus. Kogu väärtuslik info on alles, aga see on peidus ühes pikas katkematus teksti jorus. Jätta see pilt meelde. See on meie enne pilt. Ja usu mind, varsti sa ei tunne seda äragi. Nii, kaos on meil kaardistatud. On aeg hakata korda looma. Ja tead, iga hea dokumendi A ja O on struktuur. See on vundament, mis muudab info tarbitavaks. Alustame kahest kõige olulisemast ehituskivist. See võib tunduda natuke nalikas, aga su kõige võimsam tööriist on siin. Enterklahv. Jah, täiesti tõsiselt. Reegel on lihtne. Üks mõte, üks lõik. See lihtne vajutus annab tekstile hingamisruumi ja su lugeja aju tänab siin selle eest. Ja vaata nüüd seda erinevust. Uskumatu, eks? See on täpselt sama tekst, aga parem pool on juba 10 korda paremini loetav. Lihtsalt see, et me lisasime tühjad read, annab silmale puhkepaika ja aitab ajuli infot palju paremini grupeerida. See on meie esimene suur võit. Okei, kui luigud on tänavad, siis pealkirjad on teeviidad. Mõtle sellest nii, need on lugeja jaoks nagu Waze või Google Maps. Annavad kiire ülevaate, millest jutt käib ja aitavad tal hüpata otse sinna, kuhu vaja. Ja see on jälle ülilihtne. Sa ei pea ise midagi kujundama, lihtsalt märgistad teksti, valid menüüst ühiga laadi ja voilà! Program teeb ülejäänud töö sinu eest ära ja tagab, et kogu dokument näeb ühtlane ja professionaalne välja. Nii, dokumendi vundament, lõigud ja pealkirjad on meil paigas. See näeb juba päris hea välja, aga tõeline maagia peidub detailidesse. Nüüd hakkamegi tegelema nende pisikeste, aga ülioluliste detailidega, mis teevad heast dokumendist suurepärase. Kuule, kui sa avastad, et kirjutad ühte pikka lauset, kus on komadega eraldatud mitu asja, siis palun peatu korraks. Ära topi neid sinna lause sisse. Loend, olgu siis täppide või numbritega, toob need punktid kohe esile ja teeb infoskanneerimise kordades lihtsamaks. See on selline peen, aga ülitähtis asi, valge ruum. Piisav vahe ridade ja lõikude vahel on nagu vaikus muusikas. See vähendab visuaalset müra ja aitab sõnumil esile tulla, tees lugemise palju meeldivamaks. Ja jällegi, program teeb selle sinu jaoks lihtsaks. Paari klikiga leiad just selle õige tasakaalu, mis sobib sinu dokumendiga. Nii et katseta julgelt, mängi natuke sellega. Nüüd räägime rõhutamisest. Mõtle sellest nagu toidule võrdsede lisamisest. Liiga palju rikub kõik ära. Rasvane kiri on nagu chilli, kasuta seda ainult kõige olulisemate võtmesõnade jaoks, et need kohe silma kargaks. Kaldkiri on penem, sobib näiteks terminite või tsitaatide jaoks, aga mis iganes sa valid, ole järjepidev. Okei, meie dokument näeb juba päris hea välja, eks, aga lähme nüüd profi tasemele. Ma näitan sulle paari nippi, mis teevad su elu lihtsamaks ja dokumendi veelgi paremaks. Kuule, unusta ära see Enterklahvi tagumine, et uuele lehele saada. See on kõige kindlam viis oma vormeerimist täiesti ära rikkuda. Profid teevad seda ühe liigutusega Ctrl + Enter. Ja siin ongi selle nipi geniaalsus. See lehekülje piir on tark. See ütleb programmile, siit algab uus lehekülg, ükskõik mis juhtub. See tähendab, et kui sa hiljem eelmisel lehel midagi muudad, ei lähe su paigutus sassi. Geniaalne, eks? Inimese silm armastab vaheldust. Ja mõnikord piisab vaid ühest ainsast pillist, et murda see teksti monotoonsus, illustreerida olulist mutet ja anda lugejale hetkeks hingetõmbeaega. Ära alahinda selle jõudu. Ja palun, ära unusta lehekülje numbreid. See on selline väike asi, aga see annab kohe dokumendile professionaalse ja viimistletud välimuse.
eriti kui see on natukenegi pikem dokument, on see lihtsalt hädavajalik. Nii, me oleme peaaegu valmis. Dokument on nagu uuesti sündinud. Aga enne, kui sa selle teele saadad, teeme ühe viimase kiire kontrolli, et olla kindel, et kõik on ideaalne. Okei, käime selle listi kiirelt läbi. On tekst jaotatud mõistlikuks lõikudeks? Jep. Kas pealkirjad on selged ja aitavad navigeerida? Olemas. Kas on vähemalt üks loend, et infot paremini esitada? Tehtud. Kas vahed on head? Tekst hingab? Kindlasti. Ja kas kõige olulisem info on ilusti esile toodud? Super! Kui sa saad kõigele jah öelda, siis oledki valmis. Ja nüüd suur finaal. Vaata seda pilti, enne ja pärast. Vasakul on see algne kaos, see tekstimüür ja paremal selgus. Täpselt samad sõnad, aga parempoolne versioon on loetav, see on loogiline ja see austab lugeja aega. See ongi formindimise tegelik jõud. Ja tegelikult ongi see kõige olulisem. Sa ei õppinud ainult, kuidas nuppe vajutada. Sa õppisid, kuidas võtta hunnik infot ja muuta see millekski, millest inimesed päriselt aru saavad. Ja see on oskus, mis on kulla väärtusega. Nii, ja nüüd on sinu kord. Ma olen päris kindel, et sul on arvutis vähemalt üks selline dokument, mis ootab oma aega. Millise sa esimesena ette võtad ja korda teed?